Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad ning kõmulisemad uudisteemad. Eelmisel nädalal tundus, et Ukraina sõja lõpetamisel on tehtud edusamme, kui kokku suudeti leppida rahuplaanis, millele ka Ukraina ise andis põhimõttelise nõusoleku. Kui tõenäoline on, et plaaniga jõudsalt ka edasi liigutakse, kes rahukõneluste tooni siiski dikteerib ning millised on Eesti julgeolekualased väljavaated vastavalt läbirääkimiste tulemustele, seda arutan oma tänase esimese külalisega, kelleks on politoloog Karmo Tüür. Tervist! Tere! No ma esitan teile 10 kas-küsimust ja ootan siis selliseid otsekoheseid ning ausaid vastuseid. Alustame. Kas venelased hakkavad Ukraina sõjast väsima ja tuleneb ka rahva poolt Putinile mingi surve agressiooni lõpetamiseks? No siin on 2 küsimust. Üks on see, et kas on mingi ühiskondliku väsimuse märke? Jah, on. Et isegi Venemaa enda sotsioloogia, niivõrd kuivõrd me teda usume, aga paremat pole võtta, näitab seda, et tegelikult 60–70% respondentidest sooviks sõja lõppemist küll jah. No seal muidugi järgneb see, et mis tingimustel, et absoluutne enamik tahaks neist näha, et sõda lõppeks Venemaale kasulikel tingimustel ja siis mingisugune osa on 10–20%, et ükskõik mis tingimustel. Nii et jah, tahetakse sõja lõppemist küll, eelkõige niimoodi läbi enda kasuprisma, aga et kas nüüd sellest kasvab mingit survet Putinile? Ei kasva. Sest et väga laias laastus, kui me nüüd jätame igasugused emotsioonid kõrvale, siis Vene ühiskond on siit sellest sõjast natuke rohkem võitnud kui kaotanud, nii kurb kui meil seda kuulda ei ole. Sest et suurele osale sellisest kõige äärealast tunnumast ühiskonnast on tekkinud üle võib-olla isegi põlvkondade, on tekkinud lootus paremale elule. Lootus leida endal mingi sotsiaalne lift, lootus sattuda kuhugi mujale, teenida sellist raha, mida kunagi nähtud ei ole. Nii et vaatamata kõigele, vaatamata mis võiks olla, kas või ütleme seal sõduriemad võiksid olla vastu või hukkunute lähedased või nii edasi. Et väga laias laastus, jah, nad tahavad sõja lõppemist, aga ei, mingit survet siit küll ei tule. Kas Ukraina rahuleppe väljatöötamise taga paistavad Venemaa kõrvad? No see, mida meil praegu presenteeritakse rahuleppena, ei ole rahuleppe, see on selle, ütleme selline suhteliselt hale imitatsioon. Venemaal ei ole praegu vaja ei rahu ega lepet, sest et see on eelkõige on siiski Vladimir Putini sõda ja tema peas ta praegu näeb, et ta pigem saavutab edu sõjaväljal. Mõni aeg tagasi üks Venemaa välispoliitilise eliidi väga märkimisväärne esindaja Fjodor Lukjanov avaldas sellise mõttetera väga riiklikus ajalehes Rossijskaja Gazeta, kus ta ütles otsesõnu välja, et praegu hetkel on Venemaale vaja diplomaatiat vaid nii palju, kuivõrd see on sõjaväljal toimuva abivahend. Et ei ole vaja diplomaatiat omaette, seda ei otsita diplomaatilist lahendit, lahend leitakse sõjaväljal ja diplomaatia on vaid selleks, et lasta sõjavankril kaugemale veereda. Aga venelased ei olegi väga tugevad diplomaadid või on? Või ma eksin siinkohal? Ei, seda ma ei ütleks. Tegelikult, ütleme kas või nende see kõige vanem käilakuju Sergei Lavrov, teda on loetud üheks maailma paremaks diplomaadiks tema hiilgeaegadel. Nüüd on ta väsinud, nüüd on ta kaotanud oma sellise sära, aga vaatamata sellele, seal on väga häid nii erialaspetsialiste kui diplomaatia ja nii edasi, aga lihtsalt neil ei ole praegu asja millegi juurde, sest et hetkel on sõja olukord ja diplomaadid võivad seal kuskil midagi sõnumeid edastada ja äärealadel sebida, aga nad ei mõjuta sõja käiku. Kas on tõenäoline, et kärsitu Donald Trump võib Venemaa olemise ebamugavamaks muuta, et neid rahule survestada? Või käib mäng siiski ka Putini pilli järgi ning Kremlil on seal veel sellist laveerimis- ning tingimisruumi? Kui me nüüd taandame sellisele tandemile, et jätame ebaõiglaselt küll, jätame Ukraina kõrvale ja võtame ainult Putini ja Trumpi, siis Putin saab väga hästi aru, et Trumpil on praegu seda rahunimelist toodet väga palju rohkem vaja kui Putinil. Seetõttu tema saab survestada Trumpi, aga Trump vastupidi Putinit survestada, väga ei saa, sest et
Trumpil on väga mitmed väga konkreetsed, kuidas öelda, tähtajad, millest ta peab kinni pidama. Alates vahevalimistest kui näiteks sellise pisikese totaka asjana, et selleks, et saada järgmisel aastal nomineeritud rahupreemia kandidaadiks, peaks ta saavutama selle rahunimelise toote sel aastal juba. Vladimir Putinil selliseid deadline ees ei ole, seetõttu Putin saab rohkem survestada Trumpi kui vastupidi. Kui palju vahevalimiste käiku üldse mõjutab see, kui Trump suudab omalt poolt sellele rahule kuidagi hoo sisse anda, kui palju siseriiklikult tegelikult inimesi huvitab see, mis toimub siis Ukrainas? Ei, Ukrainas toimub nüüd, huvitab suhteliselt väikest kogust ameeriklasi, aga see üldine renomee, mida Trump enda ümber kuhjab, et tema on olukordade lahendaja. Tema on keeruliste olukordade lahendaja, tema suudab saavutada asju, mida keegi teine ei suuda ja mitte ainult kodus, vaid ka välismaal. See kuvand on tal väga hästi käpas ja kui ta saab selle, on see kõva kivi tema argumentide hulka, kui ta ei saa, siis tegelikult selle tõttu midagi otseselt ei juhtu, aga see küsimus on Trumpi egos. Kas Venemaa on oma agressioonisõjaga Ukraina vastu saanud innustust enda ambitsioonidele või näitas aeglane sõjakulg neile pigem kätte nende kitsaskohad? Ei ole olemas Venemaad üks tükk, et on olemas väga erinevad Venemaad. Et jällegi, kui me alustame nüüd sellest otsast, et seda sõda eelkõige peetakse Vladimir Putini soovi järgi ja tema juhendite näpunäidete alusel, siis Vladimir Putin ise ei näe küll, et tema oleks midagi valesti teinud. Aga algsed ambitsioonid olid ju suuremad, nad lootsid, et see kõik läheb kiiremini ja sujuvamalt. Seda küll, aga sellest ta ei süüdista ennast. Vladimir Putin näeb seda, et temal on vaja saavutada strateegiline eesmärk Ukraina allutamise läbi. See, et see ei toimu nii kiiresti, kui ta alguses soovis. Seda küll jah, aga see ei muuda ära seda suurt pilti, et Putinil on vaja luua enda nimeline maailmakord. See, kus on jälle suurriikide mõjusfäärid ja kus väikeriigid peavad lihtsalt alluma. Seda eesmärki ta jätkab sellel teel kulgemist vaatamata kõigele. Nüüd see, et ta on tegelikult ja sisuliselt on näidanud kätte kitsaskohad nii sõja planeerimises, nii info kogumises kui ka nüüd konkreetses sõjamajanduse ülesehitamises. Jah, see on kõik tõsi, aga see kõik ei muuda ära Vladimir Putini peas olevat soovi või nägemust, et tal on piisavalt ressurssi ja aega, et seda sõda lõpuni viia. Mis see tähendab lõpuni viia? Mis see võiks tähendada Putini maailmas? Kapituleerumiseni nii Ukraina kui lääne poolt. Sest Putin ei näe eesmärki Ukrainas enda. Ukraina ise ei ole eesmärk. Ukraina kontrolli ei ole eesmärk. Vaid läbi Ukraina kontrolli ta soovib tõestada, et lääs, NATO nimeline lääs või Euroopa Liidu nimeline lääs on tegelikult nõrgukene, ei suuda midagi ja seetõttu Venemaa suudab nad sundida kapituleeruma. Kui me vaatame seda nii-öelda rahuplaani nimelist, ma ei tea mida, siis seal on ju sisuliselt on kaks kapitulatsiooni on sisse kirjutatud. Üks on see, et Ukraina peab ise loobuma suveräänsusest ja ka NATO peab loobuma oma suveräänsusest. NATO peab loobuma õigusest kutsuda uusi liikmeid. Nii et see on kahekordne kapitulatsioon, mida ta loodab saavutada ja kui nüüd see peaks juhtuma, siis võib öelda, et Putin on saavutanud oma eesmärgi vähemalt selleks hetkeks ja siis võib-olla mingil hetkel ta läheb jälle kuhugi edasi. Aga kas lääs on nõrgukene? Mida Ukraina sõda on meile praegu lääne kohta näidanud? Kas oleks olnud lootust eeldada, et me oleme tugevamad? Ma oleks hirmsasti tahtnud loota. Ja tõepoolest tegelikult lääne käes olid väga palju tugevamad võimalused, kui me oleksime kohe 2002. aastal peale sissetungi kohe reageerinud väga palju kordades jõudsamalt, umbes, me ütleme niimoodi, kui me vaatame, kuivõrd tegelikult dramaatiliselt on läänes sisesed mõttemallid muutunud, et Saksamaa on remilitariseerunud, Jaapan on avanud ukse sellele, et hakata uuesti midagi seal üldse militaarses suunas tegutsema, et Euroopa Liit on endale leidnud ühisotsustamise võimekuse, et NATO sees on leidunud üles selline niimoodi atavistlik kogukond nagu Euroopa, NATO ja nii edasi. Need muudatused on olnud
väga jõulised, aga nad on tulnud väga aegamisi, väga konarlikult ja seeläbi ei saa öelda, et lääs on olnud nii nõrk, kui Venemaa lootis, aga lääs on olnud väga palju nõrgem, kui me ise ei oleks seda tahtnud. Et Venemaale on antud siin liiga palju väikeseid vahevõite. Jep. Kas Trump teeb käike USA või Euroopa huve silmas pidades? Kuidas jõujooned seal jooksevad? Trump teeb otsuseid enda huvidest lähtuvalt. See, et tema ühtlasi seab võrdusmärgi enda ja Ameerika vahel, siis selle võrra võib öelda, et ta lähtub Ameerika huvidest. Aga eelkõige on tema enda huvid kehtestada ennast kui kõige võimekamat USA presidenti. See on pikk ja kurb lugu, aga põhimõtteliselt Trump teeb otsuseid enda huvidest lähtuvalt, seegi järel tuleb USA, aga Euroopa on kuskil seal nii palju kuskil seal taganurgas, kui see võib edendada USA huve või ei või. Ehk siis see on ikkagi suuresti selline egode heitlus praegu. Jah. Kas Trump on oma uuel ametiajal Euroopast distantseerunud ning suunanud tähelepanu siseriiklikele probleemidele? Distantseerunud on selle mõttes ütleme mõõde, sest ta pole kunagi olnud lähedane. Ei saa öelda, et ta on kaugenenud kuust, ta on kogu aeg ühe kaugusel olnud. Ehk siis Trump tegutseb lähtuvalt ja kordan enda huvidest, ta ei ole Euroopat võtnud ennem rohkem tõsiselt ja võib-olla nüüd võib-olla väga teoreetiliselt uduselt võib tekkida olukord, kus ta peab hakkama rohkem arvestama Euroopaga, juhul kui Euroopa suudab ennast kehtestada jõulisemalt. Aga senikaua on, see on nagu Trumpi ja kuu vahemaa, ta ei ole kuidagi suuremaks muutunud. No me kogu aeg räägime, et USA on meie kõige olulisem ja suurem liitlane. Mida see meie jaoks tähendab siis? Me oleme tahtnud niimoodi mõelda ja üldiselt, kui me jätame nüüd kõrvale konkreetse persooni, kes praegu on USA president, siis laias laastus on see ju ka tõele vastanud. Tuleb lihtsalt väga loota, et ka see läheb üle. Et konkreetne persoon ühel hetkel lakkab olema USA president ja ma olen suhteliselt kindel, et see lähedus taastub, aga hetkel me peame lihtsalt arvestama sellega, et see ei ole garanteeritud lähedus. Kas Ukraina rahuleppe praegusel kujul ning praegusel hetkel allkirjastamine on ohuks Eesti jaoks? No ma kordan, seda rahulepet ei ole olemas. On olemas erinevad fantaasiad selle teemal, et mis see võiks olla, on olemas, ütleme siis see Kremli fantaasia, mida esitati 28 punkti näol, on olemas siis alternatiivsed reaalsused või alternatiivsed fantaasiad, aga mitte ükski nendest ei ole praegu selline rahulepe, millele saaks allkirja panna. Rahuleppeks ei saa nimetada dokumenti, mis on ühe poole huvide kajastamine ja millel teine pool põhimõtteliselt alla ei kirjuta. Juhul, kui me suudame tekitada olukorda, et mõlemad pooled kirjutavad millegile alla, vaat siis see on rahulepe. Praegu hetkel sellist dokumenti laual ei ole. Kas Kaja Kallase positsioon Euroopa Liidu välispoliitika juhina räägib idanaabri hirmu silmas pidades Eesti kasuks või kahjuks? Idanaabri hirm, kelle või mille ees? Meie hirm idanaabri ees selles mõttes. Kas Kaja Kallase positsioon räägib meile kasuks või kahjuks? Ütleme niimoodi, et konkreetse isiku nimi ei ole jällegi oluline. Oluline on see, et kas see ametnik Euroopa Liidus, ükskõik kui kõrge taga kohal ka ei oleks, on Venemaa poolt manipuleeritav või ei ole. Praegu hetkel tundub, et ei ole ja seetõttu on see Venemaa silmas on see pind ja seda tahaks väga hea meelega seda olukorda lahendada, et ei oleks enam mitte manipuleeritavaid inimesi Euroopa Liidu eesotsas. Aga see iseenesest ei muuda strateegilist tasakaalu muudavad siiski mitte niivõrd isikud, kuivõrd võimed. Kas Euroopa Liidul on võime ennast kehtestada finantsmajanduslikult, majanduspoliitiliselt, sõjanduslikult ja nii edasi. Ja jällegi see ei sõltu, kuna Euroopa Liit on hoopis teistmoodi üles ehitatud, see ei sõltu isikust, see sõltub institutsionaalsest võimekusest. See institutsionaalne võimekus tasapisi kasvab, aga see võtab aega. Aga kas meie julgeolek on võib-olla rohkem ka fookuses ülejäänud Euroopa silmis, kuna sellel ametipostil on siis eestlane?
võib-olla mingil mikromäära võrra küll jah, aga jällegi see on nüüd need inimesed, kes on väljaspoolt vaatlejatena, on Euroopa Liitu uurinud just toimemehhanismi mõttes. Kunagi siis, kui veel oli täiesti okei meie ja Vene akadeemiliste asutuste koostöö, juhtusin kokku ühe Venemaa uurijaga, kes vaatles just nimelt seda Euroopa Liidu sisemisi mehhanisme ja ta ütles, et ta on täiesti hämmastunud, kuivõrd suudavad need rahvusriikide esindajad sel hetkel, kui nad kogunevad Euroopa Liidu tasandil koos otsustama, kuivõrd suudavad nad oma riiklikud ja rahvuslikud huvid kõrvale jätta ja ajada üldist Euroopa asja. Nii et kindlasti jah, mingi emotsionaalne, personaalne momendikene seal on, võib-olla mingi lipukene kuskil lauanurgal või kuskil peas kellegi lehvib, aga see ei muuda institutsiooni toimimist. Nii et väga laias laastus see ei muuda midagi. Kas Venemaa külmutatud varade kasutamine Ukraina heaks võiks avaldada Kremlile pärssivat mõju? Meeltmööda see neile kindlasti ei oleks. Kremlil on rohkem kui üks torn. Ehk siis ütleme see peamine torn Vladimir Putini nimeline, sellele see ei avalda mõju. Sest et need ressursid, mida ta saab kasutada nii ühiskonna mõjutamiseks, omaenda ühiskonna mõjutamiseks kui sõjapidamiseks, ei ole seotud nende ressurssidega, mis on kuskil seal väljas kuskil pangaarvetel. Ehk siis seda sõjapidamise otsust ei muuda see ei tugevamaks ega vähemaks. Küll aga Kremlil on ka teised tornid, kus istuvad teised eliitide esindajad, kelle konkreetsed või ütleme siis kaudsed varad on need, mis seal kuskil siis on külmutatud. Ja teised tornid võivad küll muutuda järjest niimoodi trotslikumaks või tõrksamaks, et miks nüüd meie nagu me pole ju midagi teinud, miks te meid karistate ja see trots võib teoreetiliselt kunagi üle kanduda ka sellele peamisele tornile, aga see nii kaua seda veel juhtunud ei ole. Nii et lootust, et see surve Putinile siiski kuskilt poolt tuleb, olgu see siis nendest teistest Kremli tornidest, on siiski õhkõrn kui tulemas. Just. Kas Eesti peaks tunnetama hetkel sõjahirmu? See oleks kõige halvem, rumalam ja ennast hävitavam, mida me saaksime teha. Hirm on aeglane enesetapp. Kuid olukorra teadvustamine ja vastav käitumine on hoopis teine asi. Seda me peame endale teadvustama, et mida me peaksime tegema oleks üleujutuse puhul, tulekahju puhul, tormi puhul ja muuhulgas ka siis kineetiliste ohtude puhul. Alates droonidest ja lõpetades laevaankruteni. Ehk siis hirmu tunda on rumal ja ennast hävitav, olla teadlik ja käituda ettevalmistunuvana on mõttekas tegevus. Kas teile tundub, et Eesti riik ja Eesti otsustajad praegu teevad õigeid samme selleks, et me oleksime ettevalmistunumad? Tundub küll. Karmo Tüür, ma tänan teid selle kommentaari eest. Koalitsioonikõnelused pealinnas on jõudnud lõpusirgele ning uus linnavalitsus on paigas ja kinnitatakse tõenäoliselt 8. detsembril. Sealjuures on Tallinn saanud endale ka uue linnapea kandidaadi, kes üldsusele veel väga tuttav pole. Kes on Isamaa esitatud kandidaat Peeter Raudsepp ning kas tulevase meeri kapist ka mõni luukere välja pudeneb, seda uuris Õhtulehe ajakirjanik Ekvard Joakit. Tervist! Tere! No alustame siis sellest üldisest koosseisust, et kas tulevase linnavalitsuse koosseisus oli sinu jaoks ka mingisuguseid üllatusi? Keskerakonna puhul oli tegemist väga üllatuste vaba komplektiga, et kui mingite nimedega spekuleeriti, siis minu meelest need nimed ka kõige rohkem läbi käisid, et nemad mitte kuidagi üllatada ei suutnud, et täpselt selline koosseis nagu prognoositi. Isamaa puhul võib-olla üllatus on see, et pigem äkki oleks oodatud, et Isamaa saab ikkagi 3 abilinnapea kohta, tegelikult said 2 ja see tähendas ju, et senine abilinnapea Karl-Sander Kase jäi välja, pluss Riina Solman otsustas Toompealt tulla alllinna, mis ei ole ehk liialt tavaline samm, et enamus poliitikud ju seda teha ei taha, aga tõenäoliselt tema vaade on seotud ka sellega, et tal läks seekord
Isamaa 8 esinumbrist Tallinnas ju tegelikult kõige halvemini, et ju ta siis tunneb, et mingit muutust on vaja profiili tõstmiseks, vaadates kas või 27 Riigikogu valimiste peal. Et ma küll julgen mürki võtta, et 27 läheb Solman tagasi Riigikokku. No Karl-Sander Kase jäi välja tõepoolest ja selle kohta tuli erinevaid postitusi ka sotsiaalmeedias tema, ütleme siis, tuttavatelt, tuli teistelt erakondadelt, kes ütlesid, et huvitav, et miks selline lüke, et inimene oli valdkonnaga kursis, oli küllaltki hästi juhitud, aga et miks ta välja jäeti, mis sa arvad? Talle leiti küll teine soe koht, ma saan aru. Jah, sellel teisel soojal kohal vist palk on küll natukene väiksem kui abilinna peal ja avalikku tähelepanu on ka vähem, mis võib-olla ei ole eksale kasulik, kui ta tahab aastal 2027 Riigikokku saada, aga selle kohta ei ole ju väga mingit saladust, et Karl-Sander Kase ei saa Riina Solmaniga liialt hästi läbi, nad ju mõni nädal tagasi siin mölisesid üksteise kallal isegi sotsiaalmeedias või see vist küll oli sedapidi, et Karl-Sander Kase kirjutas midagi ja siis Solman kirjutas vastu umbes, et ma ei saa aru, mis kohaga ta mõtleb, et mis on erakonnakaaslaste omavahelise suhtlemise puhul nagu natukene tavapäratu, kui me ei räägi sellest, kuidas Jürgen Ligi kuskil Facebookis kommenteerib. Aga kas seal taga võivad paista ka Keskerakonna kõrvad selles suhtes, et Karl-Sander Kase oli ju äärmiselt kriitiline Keskerakonna suhtes siis, kui nad linnavõimult minema tõugati? Ma kahtlustan, et Keskerakonnal puuduvad ju reaalsed hoovad määrata, kes on Isamaa kandidaadid, et tava on ikkagi see, et erakond nimetab oma esindajad ise, meenutame näiteks Kaja Kallase valitsust, mille ta tegi koos Isamaa ja sotsidega, kus ministriteks said Kristjan Järvan ja DJ Lea, kelle mõlema puhul nagu oleks Kaja Kallaselt küsitud, ta ju ei oleks tahtnud neid seal valitsuses nendel ametikohtadel näha, aga taaskord Isamaa esindajad nimetab Isamaa. No sa ütlesid, et Keskerakonna abilinnapea kandidaatides mingisuguseid üllatusi ei olnud. Kas Kante, Haukanõmm, Terik ja Jesse on siis need truud, ütleme, Kõlvarti sõbrad, kes ka rasketel aegadel tema kõrvalt ei lahkunud? Noh, kuidas võtta, Jesse ju alles tuli Keskerakond, et tema hüppas Eesti 200-st üle, tõenäoliselt see abilinnapea koht oli ka selle pakkumise osa, kusjuures tal ei läinud valimistel üldse hästi, et tema peab Eesti 200-l üldiselt ei läinud väga hästi. Aga tema ju kandideeris juba Keskerakonna ridades nüüd sügisel, et ei läinud väga edukalt, ma ei mäleta peast palju hääli ta sai, aga ikka kindlasti kõvasti vähem, kui ta lootnud oleks. Haukanõmm ja Terik on ju poliitikud, kelle puhul spekuleeriti aastaid, et nemad võivad Keskerakonnast üle hüpata, siis peale võimu kaotamist nad ei hüpanud, ma arveks ka neile tehti see pakkumine, kui see võimalus tuleb, siis teil on selline ametikoht. Aga linnaelu nad mõlemad tunnevad, nad on olnud süsteemis ju pikka aega. Ja kindlasti Terik on ju ka varem abilinnapea olnud ja Haukanõmm oli pikalt kesklinna linnaosa vanem. Ja ka Terik on linnaosa vanemana ikka tööd teinud, nii et selles suhtes, et võib loota, et nad saavad kohe tööle asuda jõudselt. Jah, ja Andrei Kante kohta ma ütlen ka, et tema ju Kõlvart tõi linnavalitsus üsna värskelt enne seda, kui lõpuks Keskerakond võimult kukkus, peale mida tal siirdus taas kooli juhtima. Nüüd ta tuleb siis jälle koolist poliitikasse ametikohale, kus ta on juba olnud, et eks me näeme, kuidas see meeskond toimima hakkab. No poliitikahuvilised hoidsid siin pikalt hinge kinni ja ootasid, et kes saab olema see Tallinna tulevane linnapea, kelle see Isamaa lõpuks siis välja valib ja tõepoolest, et möödunud nädalal nad esitasid enda kandidaadina Peeter Raudsepa. Tuli see sulle üllatusena, et või kõlab nagu loogilise valikuna? Hea valikuna. Lõpuks käis neid nimesid, eks ole nii palju läbi, et tegelikult ükskõik, kes neist saanuks mingiks superüllatuseks vast nimetada ei saa. Superüllatus oleks olnud siis, kui oleks tulnud selline linnapea, kelle nimi ei ole eelnevatel nädalatel mitte kuskilt läbi käinud, aga lõpuks eks ole, see ring oli lihtsalt nii lai, kes igalt poolt läbi käis, vähemalt 20 nime käis nagu selline enam-vähem tõsiselt võetavalt läbi, pluss igasugu naljapakkumised veel lisaks. No möödunud nädalal oli mul siin stuudias ka Karl-Sander Kase, kes ütles, et see valik tuli seetõttu, et majanduslik olukord eestlastel on nii kehvaks läinud ja Peeter Raudsepp majandust tunneb ja äkki juhib siis tallinlased vähemalt kuidagi parema elu juurde, et mis sa sellest põhjendusest arvad? No, eks see on selline poliitpunkti võtmine küll. Peeter Raudsepa kasuks võib tegelikult rääkida see, et tal on minevikust olemas kogemus üsna sarnases positsioonis olla. Ta juhtis Eesti Posti ajal, kui majandusminister oli Edgar Savisaar, kellel oli igasuguseid lennukaid mõtteid, et
tõenäoliselt poliitikute ja nende soovide vahel laveerimist nagu oskab piisavalt, et see koht nagu just selle nurga alt välja kanda seal. No sina läksid süvitsi, uurisid välja Peeter Raudsepp, tema tegemised, kas pudenes kapist mõni luukere välja, mis sealt välja tuli? Selline kergemat sorti luukere küll, kus Peeter Raudseppal on väike probleem, et ta hakkas üritas käivitada mingit väetisäri koos äripartneritega, kes siis varasemalt on nagu väetisäris üsna tavaline toonud väetiseid riikidest, mis asuvad meist ida pool. No ma saan aru, et ise ta kibekiiresti üritas ennast tagandada nendest ettevõtetest. Jah, ta ühe juhatusest ja nii-öelda osalusest suutis juba loobuda enne, kui ta nimi avalikult välja käidi. Ta ise ütles, et teisest ka, aga seda ei ole vähemalt ise artikkel esmaspäeval selle hetke seisuga, ta seal oli veel endiselt ametlikult osanik, ma ei ole nüüd pärast seda vaadanud, vast ta rääkis tõtt, et küllap siis ka tolle ettevõtte puhul see muudatus äriregistris mingil hetkel toimub, seal võib, ma ei tea, olla probleem, et kuna oli 6 osanikku, siis on kõigi allkirja selle jaoks vaja, see võtab natuke aega, aga eks me näeme. Aga olid need sellised teemad, millele ta pigem ei tahtnud keskenduda sinuga rääkides? Ja mulle jäi natukene ka mulje, et võib-olla Raudsepp oli natukene toitu, et nagu päriselt ei kujutanud ette, kust väetisäriks vajalikud toormed tulevad. Aga see on nagu minu sisetunne, et tõenäoliselt ta päris teadlikult ei tahtnud mingit Venemaaga äri ajama hakata, aga ma lõpuks inimese pea siis see lõplikult ei näe. No sa niimoodi vilksamisi juba mainisid küll seda Eesti Posti kogemust, aga kuidas sulle tundub, et milline meer saab Peeter Raudsepp olema? Et kas ta on pigem selline kohatäide või mees, kes vajadusel rusikaga vastu laudale ajatab ja ütleb, et tuleb teha mingisuguseid kindlaid muudatusi? Nii palju, kui Peeter Raudseppa kirjeldatud on, siis rusikaga laua vastu ta kindlasti ei löö, et mõtlen, kuidas seda viisakalt sõnastada, et mõned tema endised alluvad on kirjeldanud, et Raudsepp on ääretult tore inimene, aga kas temast on nagu reaalselt mingi ettevõtte juhtimisel väga palju kasuliseks sellele, et ta kõigiga väga hästi läbi saab, see on juba natukene tõsisem küsimus. Et tõenäoliselt ta tülli kellegagi ei lähe, selle peale võib küll üsna mürki võtta. Aga võib eeldada, et ikkagi selle pea taga on mingisugune kael, kes seda pead siis õiges suunas pöörab. Et Riina Solman seal hoiab ühe käega paremast ja teise käega vasakust kõrvast. On see tõenäoline? Ma arvan, et enam-vähem niimoodi see hakkab toimima. Kas sa näed, et Peeter Raudsepp nüüd loomulikult astub ka Isamaasse või astus Isamaasse, et kas tal võiks kohta olla ka sellises suuremas poliitikas, riigipoliitikas, kas ta kandideerib ka? No võrdlemisi selge on ju see, et see praegune linnavalitsus pannakse kokku Riigikogu valimisteni, lihtsalt kuulutati välja, et 2 aastat, sest jube totakas oleks, eks ole öelda, et me teeme linnavalitsuse kuni Riigikogu valimisteni kõik hakkaks naerma selle peale, et ma usun küll, et Peeter Raudsepp läheb 2027 märtsis Riigikokku, kui ta nagu selleks vähegi hääled kokku saab. Soovitsi teha poliitennustusi ka, kas linnavalitsus peab vastu sellisel kujul järgmiste kohalike valimisteni? No üldiselt, kui me vaatame, kuidas on opereerinud Mihhail Kõlvart, siis ta on ju pigem selles mõttes üsna unikaalne poliitik Eestis olnud, et kokkulepet temaga on laias pildis pidanud, et kui midagi on kokku lepitud, siis vähemalt seni Mihhail Kõlvart midagi ära lõhkunud ei ole, nii minema jalutanud, et mina vaataks siinkohal pigem otsa, mida tahab Isamaa teha 27 Riigikogu valimiste järel, et kui keegi seda lammutama hakkab, siis pigem nemad. Aga suuremaid skandaale ja kokkupõrkeid sellest koosseisust tõenäoliselt ei tule. Et ajakirjanikuna saab olema pigem igav aeg. Ei no skandaale ei saa ju kunagi ette ennustada, millal keegi altkäemaksu näiteks võtab, et kui nii juhtub, siis kindlasti on Isamaal oluliselt ebameeldivam kui Keskerakonnal. Ma tundub, et Keskerakonna puhul ollakse nagu mõneti harjunud, et aeg-ajalt keegi ikka pannakse Rootsi kardinate taha, aga elu läheb edasi. Aga Isamaale näitatakse näpuga, et teie valisite selle tee, mitte nelikliitu siis. Jah, mina kujutan küll ette, et kui peaks mõnel keskerakondlasel jama tulema, siis see küsimus, et mis värk on, ei lähe mitte niivõrd Mihhail Kõlvartile, kui seda hakatakse küsima Riina Solmanilt ja Urmas Reinsalult.
Eikvard, ma tänan sind selle kommentaari eest. Aga meie läheme nüüd pildiga Tallinna tänavatele. Meil on esimene advent selja taga, teine advent kohe-kohe tulemas, mis tähendab seda, et jõulud lähenevad pöörase kiirusega ning uurisime inimeste käest, kui palju kulutavad nemad jõulukingitustele raha ning kas on üldse plaanis nendel jõuludel kingitusi teha. Kui palju kulutate teie jõulukingitustele? Võimalikult vähe. Ma üritan võimalikult palju ise valmis teha ja meie peres, ma loodan, kehtib reegel kingituse saavad lapsed. Täiskasvanud kingivad üksteisele kõige väärtuslikumat aega. Ei oska küll öelda praegu, no võib-olla 200 eurot. Mitte midagi ei kuluta. Ei ole kombeks kinke teha? Ei. Ma tegelikult eelistan ise teha ja no ma ei tea nende materjalidele, millest ma teen, läheb mingi 50 eurot äkki. Oi issand, pole veel mõelnudki selle peale. No neid inimesi on ikka üsna palju. Ma olen tavaliselt arvestanud nii paarkümmend eurot inimese peale. Ma oskan täpselt öelda, aga ma ütleks umbes mingi 20–40 euro paiku. Muidugi oleneb ja iga kord on erinev, aga midagi sellist. Ega seda ette ei tea. Aga kas on kombeks ikkagi teha kingitusi perele, sõpradele? Jugi, lapsele, jah. Mida kallim kink, odavat kinki pole üldse mõtet teha. Nii et kui ostate, siis ikka nii, et on ostetud? Oi, meid see aasta ei teegi. Kas see on selline peresisene kokkulepe? Jaa. Aga miks nii? Ma ei oska öelda, see aasta vist paneme rohkem rõhku, ütleme see omavahel koos viibimisele. Kas on jõulud nukrad ka, kui kingitusi ei saa? Ei usu. Aga millal kingitusi koguma hakkate juba, et kas see on selline aastapikkune protsess või detsembrikuus kiiresti enne jõule? Ei, ikka enne jõule. Praegu pole veel alustanud. Ikka pikem protsess. Ma arvan, et tark on näiteks juba suve selle peale mõelda, võib-olla mõned hoidised teha selles valguses, aga kõige olulisem on oma aja planeerimine, et sul nendele kõige väärtuslikumatele seda kõige väärtuslikumat asja ehk aeg oleks. No kui paljudele inimestele üldse kingitusi teete, kas eelistate ise teha või osta? Ikka osta ja oma perele. Osta. Aga on teil kombeks niimoodi kokku leppida, et kes kellele peres kingitusi teeb või teete ikkagi kõigile enda sõpradele ja sugulastele? Mina teen endale, ütleme nii, et mina teen kõikidele. Nagu mulle rohkem meeldib kingitusi teha, kui neid saada, nii et jah. Kas kingitused on oluline osa jõuludest? Ma ütleks küll, aga see on minu meelest nagu liiga oluliseks tehtud. Jõulud pole ainult kingitused. No muidugi. Söömine ja kingitused ja. Ilma nendeta ei lähe kohe mitte? Ei lähe, jah. Aga kas selleks jõuluks on juba kingitused pakitud ja valmis? Loomulikult mitte, Jeesus Maria. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski. Tuletame meelde, et saade pealkirja taga on järel vaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning Spotify'st. Kohtume teiega taas siinsamas stuudios juba järgmisel reedel.